Eesti Esu. Tervist, head Eesti Esu vaatajad ja tervist, Ramil Lipp. Tervist. Ramil on Eesti Kaitseinvesteeringute Keskuse relvastuse kategooria juht. Suur nimetus, põhimõtteliselt see tähendab seda, et kõik relvad, mida Eesti Kaitsevägi kasutab, on sinu ostetud. Suures plaanis võib nii öelda ja mitte ainult relvad. Tegelikult relvastuse kategoorias kuulub erinevaid materjalivaldkondasid. Relvad on üks osa sellest, alates siis käsitulirelvadest ja lõpetades näiteks liikursuurtükkidega või raketisüsteemidega. Laskemoon loomulikult väikses kaliibrist kuni suure kaliibrini. Siis on meil pioneerivahendid, põhilised kõik need, need pioneerivahendid, mis siis pauku teevad või paugu tegemisega kuidagi seotud on. Lisaks on kõik matkeseadmed ja on ka sihtmärgid ja sihtmärgisüsteemid, nii et tegelikult relvastuse kategooria on palju laiem kui lihtsalt relv ja padrun. Matkaseadmed ka? Matkeseadmed. Matkeseadmed. Mis see tähendab? No matkeseadmed oma olemuselt tähendab, see eestikeelne huvitav sõna, sinna alla tegelikult lähevad imitaatorid näiteks, siseimitaatorid, välisimitaatorid, aga eesti keeles on selline põnev sõna nagu matke. Ehk siis see matkib seda õiget tegevust või õiget vahendit, millega tegevust sooritatakse. Butafooria relvad? Butafooria läheb ka sinna alla, aga see ei ole ainult butafooria. Näiteks lasermatkeseadmed on sellised vestid, kus on siis, kui teed relvast pauku, siis teise küljes on vest ja siis see laser annab selle kiire ja siis see vest sulle ütleb näiteks, et sa said haavata või sa said surma. Ehk siis sa aitab imiteerida seda lahingu olukorda ja see on ka nagu, see ongi nagu see matkeseade, et ta matkib seda päris olukorda võimalikult ligi lähedaselt ja tekitab siis võimaluse näiteks esmaabianne. Väga huvitav, et see kõlab juba selline taktikaliselt ka natukene, et ütleme, kui mina olen vaenlane, saadan enda luuredrooni vaatama, mis teil seal toimub, on ju. Ja mul on näiteks pandud üles plastikust ehitatud suur tankivägi, mis on kõik butafooria, siis ma luuredroonilt vaatan, et seal on tankivägi, ma ei hakkagi ronima sinna, et see on liiga hull vaenlane minu jaoks. Ja no need asjad on, neid nimetatakse decoydeks inglise keeles, ehk siis need on nüüd siis sellised vahendid, millega tõesti imiteeritakse seda reaalset vahendit pettetegevuse mõttes, ka see kuulub minu valdkonda. Et siis petta vastast sellega, et näidata mingisuguseid võimekusi seal, kus nad võib-olla päriselt ei ole ja suunata siis vastase tegevust vastavalt. Kas ründama seda näiteks väga kalli raketiga, mõne 1000 eurost matkevahendit. Ja väiksemal tasandil on see võib-olla nagu kergemini arusaadav, et sul on päris relva patkiv relv taskus, mis väga hästi ära petab, kui sa oled näiteks pangaröövel. Jah, pangaröövisest ma väga palju ei tea peale selle, et filmides on kindlasti väga põnevaid pangaröövi käsitlevaid filme olemas, aga tõesti, jah. No selline suurel tasandil relvade hankimine ühele riigile tundub, ei oskagi nagu ette kujutada, et kust otsast täpsemalt algab. Mina olen näiteks väga suur Facebook Marketplace'i fänn ja mida aeg edasi seda rohkem, sest ma olen aru saanud, kui palju selles tarbimistempos inimesed endale asju kokku ahnitsevad ja võib-olla tõesti, et kui ühele õnnelikule lapsele kingitakse jõuludeks 5 uut iPhone'i, siis mul on palju kergem tema käest Marketplace'is see uus iPhone endale saada, kui minna poodi seda ostma. Ja pluss mulle natuke meeldib see ütleme, inimestega see interaktsioon ka seal, hinna alla kauplemine ja kõik see, et see on hästi naljakas minu jaoks. Kas relvadega on samamoodi? Kas relvadel on mingi kasutatud turg olemas? Sellist marketplace'i kui sellist, et ma läheks logiks ühte netikeskkonda sisse, saaksin valida endale erinevad raketisüsteemi, kindlasti ei ole. Küll, aga loomulikult on järelkasutus olemas. Lihtsalt hea näide Eesti enda kaitseväest
siin paarkümmend aastat tagasi, siis kui Rootsi oma 3 brigaadi põhjas sulges, siis iga ühe selle brigaadi varustus anti ühele Balti riigile. Eesti sai ka terve ühe Rootsi põhjabrigaadi varustuse endale. Ehk siis see oli ka nii-öelda taaskasutus. Ma küll täpselt seda tehingut ei tea, mis seal taustal oli, kas ta anti täiesti tasuta või anti mingisuguse sümboolse summa eest, aga anti terve brigaadi varustus Eestile. Eesti kasutas neid pikki aastaid, siiamaani need AK-4-d näiteks, need, ma ei tea, kas sa oled ise ajateenistuses käinud või ei ole, siis AK-4 automaat on siiamaani jätkuvalt veel teenistuses meil Kaitseliit näiteks ka kasutab. Et jah, tegelikult on selline järelturg täitsa olemas ja kuigi igal, näiteks automaat on hea näide jällegi, kuigi igal automaadil on oma selline eluiga, siis olenemata sellest võib juhtuda, et teda tuleb kasutada pikemalt, kui tema eluiga ette näeb, sest lõpuks selle eluea ütleb ka see, et kui hästi seda relva on hooldatud, nii nagu kõikide asjadega meil on, et kui sa oma isiklikku autot hooldad ka väga hästi, regulaarselt hooldad ja hoiad teda, siis ta tõenäoliselt kestab oluliselt kauem kui kellegi teise käes, kes teda väga ei hoia. No hästi arusaadav on see tõesti autode puhul võib-olla ja nimetatakse tihti peale Ida-Euroopat ja meid seal hulgas nimetatakse mingi Saksa autode selliseks järelturukantsiks. Jah, ütleme niimoodi on ju, viisakalt öeldes. Aga kui suur see erinevus üldse nagu riikide vahel siis relvamaastikul on, et ütleme, kui ma võrdlen Saksa S-klassi Mercedest Venemaa Ladaga, siis see on üsna suur nagu siuke vahe on seal sees on ju. Aga kas relva maailmas on umbes samamoodi, et ma ei tea, USA on kuskil aastate kaugusel ees näiteks meist või mingist teisest maailmakohast? No see on selline hästi lai küsimus, seda peaks kindlasti kuidagi kitsendama või sellele peaks kuidagi oluliselt nagu kitsama spektris vastama, sest vastata nagu tervikuna, et võtta kõik relvad, siis ta kindlasti ongi ma arvan, et sellel võimatu selliselt vastata. Küll aga kui me toome kuidagi kitsendame või ütleme automaatide näited, kui me automaatide näite toome, siis tegelikult loomulikult on mingid paremaid automaate ja halvemaid automaate ja seal võib ka öelda, et on Žiguli ja Mersu põhimõtteliselt joonel, aga teisest küljest automaat on selline mõnes mõttes selline lihtne relvasüsteem, et kui sa ikkagi saad tast pauku teha ja ta sul töökindel on, siis on good enough. Ja tihtipeale meile sellest good enough piisabki. Meie kogu see kaitsematerjalide hankimise mõttes tegelikult kogu see Mersu ja Žiguli küsimus on väga hea küsimus. Mulle alati meeldib muide tuua autode näidet just ka kaitsevaldkonna hangete puhul. Ja see näide on selline, mis ma alati ka lõppkasutajatega diskussiooni pidades ütlen, et toome näite, et kui inimene on harjunud sõitma 5 seeria BMW-ga ja tal on vaja uut autot. Ta auto on, ma ei tea, 10 aastat vana, tahab endale uut autot osta. Ja ta usaldab selle auto ostmise sulle, ütleb, et osta mulle auto. Et mul on sellised tingimused, ma tahan, et ta oleks 4-veoline, näiteks hübriidmootoriga, võiks olla, ma ei tea, läbida ühe paagiga 1000 kilomeetrit ja paneb veel mingid tingimusi. Ja kui sa siis, ja ilma automarki ütlemata. Ja siis, kui sa teed pead selle sõbra jaoks tegema selle nii-öelda ostu ja siis tood need võrdlevad pakkumused, käid Volkswagenis ja käid Škodas ja käid võib-olla Audis ja Mersus ja BMWs ja tood need pakkumused kokku ja võib juhtuda, et päeva lõpuks kõikidel nendel tingimustel vastab hoopis Škoda Octavia. Või ütleme, Škoda Superb võib-olla parem, natuke klassi mõttes läheb sarnasemasse klassi. Bemmi vend ometi taha Škodaga sõita. Just, ja see ongi see probleem. Et tihtipeale meil selles kaitsehangetes ongi see, et kui sa oled ikkagi BMW-ga sõitnud, isegi kui ta on 10 aastat vana, siis sa ei taha sinna Superbi, kuigi kõik näitajad on samaväärsed ja võib-olla mingid näitajad isegi paremad kui sellel BMW-l. Siis sa ei müü kuidagi sellele BMW kasutajale seda Superbi maha, mitte kuidagi müü. Väga üksikutel juhtudel tõenäoliselt. Aga see on see, mis kaitsevaldkonnas ka toimub, et kui inimesed on harjunud mingisuguse süsteemiga, siis
siis seda ümber mõtestada enda jaoks, et öelda, et mulle teine süsteem võiks ka sobida, ongi vahest keeruline. Jah, see on kindlasti ka selline hästi praktiline küsimus, et ütleme autodega niimoodi, et mulle tundub eriti, tutte autodega on niimoodi, et kõik on kuidagi ühtlustunud, on ju, et võib-olla kui sa pimesi paned sinna Škoda rooli ennast, on ju, versus siis BMW rooli, et sa ei tea, mis autosse istud, ja sa ei näe mingit neid märke ega midagi, on ju, et siis võib-olla sa isegi ei saa sellest sõidu nagu mugavusest ja asjast enam aru, on ju, aga mingil hetkel jah, et sa maksad BMW-st võib-olla natuke rohkem, aga sa hoiad aega kokku, et näiteks terve kaitsevägi ei peaks õppima mingit uusi relvi käsitsema. Ja absoluutselt. Muidugi see aspekt on alati juures. See sama nii-öelda väljaõppe pool ja kõik see muu tehniline elukaar on ülioluline, mida me ka oma hangetes hindame. Et see elukaar tegelikult on ka hästi oluline, sest tihtipeale asja on isegi lihtsam osta, kui pärast hiljem teda üleval pidada. Ja ega automüüjad ei müü sulle ju ka auto müümise pärast, vaid väga tihti müüakse hoopis järelhoolduse pärast. Et see on see, kus lõpuks koor riisutakse. Ja ka kaitsehangetes samamoodi. Aga kuidas sa kindlaks teed, ütleme, et millist automaati näiteks Eesti kaitsevägi eelistab või millist tal vaja oleks, et milline see tööosa sul välja näeb, kas sa käid ise kõiki neid automaate laskmas, kas sa suhtled pidevalt kaitseväega või kuidas sa teed selle margi nii-öelda kindlaks, mida vaja oleks ja mis neile kriteeriumitele vastab? Õnneks on siinkohal hästi palju riigihangete seadus meid aitab, kuidas riigihankeid üldse läbi viiakse, et tegelikult me ei saa riigihangete seaduse põhiselt, me ei saa valida endale toodet, mis meile meeldib, vaid see peab vastama mingisugustele kriteeriumitele ja see taandub tehnilisse keelde. Ja meil on tegelikult, ma arvan, et täna meie kaitsehangetes väga hästi see protseduuriliselt nagu paika loksutatud. Lõppkasutaja ülesanne on ikkagi eelkõige defineerida vajadus. Ehk siis ta ei ütle, et ta tahab BMW-d, vaid ta ütlebki, et ta tahab saada sellega sõita 1000 kilomeetrit ühe paagiga, et ta tahab jõuda kuskile maale. Tal on vaja, et see auto teda siis viiks punktist A punkti B, näiteks 5 inimest korraga. Ehk siis kaitsevägi defineerib tegelikult vajadused. Ja see on kaitseväe ülesanne, aga ma arvan, et kaitsevägi täna saab selle vajadusse defineerimisega suhteliselt hästi hakkama. Meie ülesanne on pigem see panna siis sellisesse tehnilisse keelde, et millise sügavusega mustriga rehvid need peavad olema ja milline see amort peab olema, et kas ta võib olla lehtvedru, võib olla õhkvedru ja nii edasi, et meie põhimõtteliselt paneme selle sellisesse tehnilisse keelde. Ja hanke ikkagi võidab see, kes vastavalt hindamiskriteeriumite alusel on teinud parima pakkumise. Hinnata saab erinevaid asju, loomulikult ta peab tehniliselt vastama sellele tehnilistele nõudetele, see toode, aga hindamiskriteeriumid on siis sellised, mis põhimõtteliselt on tavapäraselt hinnatakse hinda muidugi, hinnatakse tarneaega, hinna sees loomulikult ka elutsükli hinda mingi ajaperioodil, mis iganes on see 10 aastat, 20 aastat, ehk siis hinnatakse ka seda kogu seda elukaare, kui palju sa hiljem sinna peaksid siis investeerima selle ülalpidamisse. Ja loomulikult võib mingid tehnilisi aspekte ka hinnata, et näiteks, et kui sinu jaoks on oluline, et see asi võib kaaluda näiteks, ma ei tea, kuni 5 kilo, aga mida kergem seda parem, siis sellist tehnilist aspekti võib ka näiteks hinnata, et kõik tooted, mis kaaluvad alla 5 kilo, mahuvad sinna tehnilise spekki sisse, aga mis kaalub vähem, saab rohkem punkte. Ehk siis on võimalik ka sellised erinevad tehnilisi aspekte hinnata ja lõpuks siis võidab selline hindamiskriteeriumide alusel parim toode. Ja seal ei ole meeldivusega nagu tegelikult midagi pistmist. See on puhas selles mõttes protseduuriline. Ja loomulikult sa võid sinna kirjutada hankes sisse väga palju erinevaid testimisi on ju. Testimised võivad oma olemuselt olla ka hästi erinevad. On meil standardiseeritud NATO testid, mis on väga selgelt spetsifitseeritud, kuidas sa seda teed, millise nurgal näiteks seda automaati maha kukutatakse ja nii edasi, kui kõrgelt, millisele pinnasele ja mitu korda seda katset kordama pead ja mis siis selle järel, kas põhifunktsioonid säilivad või ei säili. Ehk siis, ja võib loomulikult teha ka ergonoomikatestide tegemiseks peaks kokku panema sellise ekspertku. Ühesõnaga seda hanget kokku panna, iga hanke kokkupanek on omaette selline nagu programmi kokkupanek, et sa ei kirjuta ainult mingit tehnilist dokumenti valmis ja siis paned ta riigihangete registri üles tehtud. Tegelikult sinna käib hästi palju sellist eeltööd, kõigepealt turgu peab tundma, aru saama, et kas, kui on see vajadus mingisuguse toote järgi olemas, kas sellistele
vajadustele mingit toodet üldse turul vastab, võib vahest tekkida olukord, et me tahame liiga palju ja sellise võimekusega toodet veel turul ei ole näiteks, siis me peame oma nõuded alandama. Et ühesõnaga, see on niisugune põnev asi tegelikult. Päris tehniline töö on siis just see hangete korraldamine ja hangete täitmine on ju, et kui võtame sellise tavainimese arusaama relvaärist, siis on see, tuleb Hollywoodi filmidest, kus sa lähed kuhugi keldrisse, kus töötab mingi näiteks kebaabimüüja. Kebaabimüüja vajutab mingisugust nuppu on ju, ja siis järsku tuleb sein keerab teisipidi on ju, ja seal on tal siis erinevad relvad ja siis ta küsib, no millist sa tahad ja siis see nii-öelda kangelane proovib seal ja lihtsalt katsub on ju, et kas pumppüssi või revolverit ja millise kaliibriga ja nii edasi, et relvaäris suurel tasandil, seal paratamatult peab olema ka ikkagi mingisuguseid kahtlaseid isikuid, kes näiteks proovivad siis erinevatele gruppidele oma relvi maha müüa, olgu need mis iganes nagu maad või grupid on ju, terroristi mingisugused rühmitused, et kui palju kuidas ütleme teha selgeks, et te panete kokku hanke, meil on vaja selliste vajadustega, selliste kriteeriumitega relvasüsteeme ja nüüd meil on näiteks 3 erinevat pakkujat. On mingi tootja siin kuskil Aasia riigis, on kuskil Araabias ja siis on üks USA tootja. Et kuidas te selgeks teete, kelle käest osta siis lisaks sellele, et kui need relvad vastavad kriteeriumitele, et kas ise lendad koha peale, kohtud nende inimestega, vaatad, kes kõige usaldusväärsema näoga on ja siis selle järgi või kuidas see toimub? See oli minu meelest jälle väga hea näide, mis nagu tõid see filmist, et kuskil kebabivend vajutab selle nuppu ja siis sul on see erinev valik relvi. Ja see väga hästi iseloomustab seda, et see inimene, kes sinna kebabimüüja juurde läks, ta tõenäoliselt polnud oma vajadusi defineerinud, mis tal üldse vaja on, siis ta peabki katsuma püstolist kuni pumppüssini ja siis ta mõtleb, millist ta võtab, järelikult ta pole ette endal läbi mõelnud, mida tal vaja on selle ülesande täitmiseks, mis tal tuleb. Et muidu ta nii palju erinevaid relvi ju ei võrdleks, siis ta võrdleks erinevaid automaate, kui tal teadis, et tal automaati vaja on. Et järelikult ta polnud enda jaoks seda vajadust defineerida. Meil õnneks seda pole. Me ikkagi defineerime need vajadused ära, me räägime, paneme ta tehnilisse keelde. Aga nüüd selle küsimuse juurde tulles sa küsisid seda, et kuidas me siis nagu, et seda usaldusväärsust hindame. Loomulikult riigihangete seadus annab ka tegelikult võimaluse piirata konkurentsi ja piirata konkurentsi läbi selle, et kolmandatest riikidest pakkuja ei saa osaleda, piirata läbi mingi referentsnõude, et näiteks peab olema kasutusel kas EU või NATO riigis juba see relv või relvasüsteem, et tegelikult selliseid piiranguid on võimalik täiesti hangetele kehtestada ja nende piirangute eesmärk eelkõige ongi välistada selliseid kahtlasemaid pakkujaid, kahtlasemaid ettevõtteid, kelle taust ei ole võib-olla nii selge ja keda taust on ka keerulisem kontrollida. Sest jällegi riigihangete seadus iseenesest näeb ette ka taustakontrolli selles mõttes, et meile ju seadus näeb juba tegelikult ette, et me peame kontrollima kõrvaldamise aluseid. Kõrvaldamise alused hulka muu hulgas kuulub ka see, et ettevõtte juhatuse liikmed ja ettevõtte ise pole kriminaalkorras karistatud ja nii edasi, et selline seadus on tegelikult väga hästi seda juba reguleerinud ja meie ülesanne on lihtsalt järgida seadust. Et ja hanged kokku pannes. Kas te märkate või nagu seda maailma tundes, et kas on teada mingisugused näiteks kohad või mingid konkreetsed ettevõtted, kes on sellise ongi sellised kriminaalsed relvaärikad, ütleme niimoodi, ja üritavad võib-olla siis nagu suurel turul ka kaasa mängida, et müüvad igasuguseid raketisüsteeme ja erinevaid asju? Seda ma tõesti ei ole märganud, ausalt. Seda ma ei ole märganud küll, aga loomulikult me oleme ka oma hangetest kõrvaldanud ettevõtteid, kes on siis tulnud, üritanud meile müüa toodet ja paberite peal üritanud väita, et see toode vastab meie nõuetele, aga meil on tekkinud kahtlus, et kas see päriselt vastab ja kui me oleme sisse sinna vaadanud läbi lisaküsimuste esitamise, lisa siis dokumentide esitamise ja oleme jõudnud tihti järeldusele, mitte tihti, aga on olnud, kus me oleme jõudnud järeldusele, et see toode tegelikult ei vasta meie nõuetele. Ja loomulikult on meil õigus lõpuks minna kontrollima seda, et kas see siis on nii või ole ja ka seda, et kui väidetakse, et kuskil tootmine on näiteks, et kui on olnud nõue, et peab olema toodetud Euroopas ja siis meil on ju õigus alati minna kontrollima, kui meil tekib see kahtlus, et äkki ta ikkagi toodete Euroopas,
siis me palume ka minna seda tehast vaatama, et kas see päriselt see tehas on ja kas see tehas on selline, mis suudab sellist asja toota. Et meil on sellised võimalused täiesti olemas ja me neid ka kasutame, kui meil see kahtlus tekib, nii et tegelikult meil nagu selles osas ma arvan, et on kõik hästi, et me oleme suutnud ikkagi välistada sellised pakkujad, kes siis võiksid olla sellise kahtlase taustaga esiteks ja noh, mis puudutab sellistele üldse kriminaalmaailma, siis noh, õnneks meie ei ole pidanud kokku puutuma vähemalt oma hangetes sellise seltskonnaga. Kas tootmistehaseid kontrollides on juhtunud, räägin sulle ühe loo, esimene kontoritöö, mis ma kunagi tegin, paariks kuuks oli booking.comis, kus ma siin Tallinna kontoris töötasin ja pidin vastama kõnedele siis inglise keeles üle kogu maailma ja kõik inimesed, kellel olid oma mingi hotelli reserveeringuga mingid probleemid, siis nad ütlesid sulle selle numbri ja sina said süsteemist siis vaadata, et mis seal toimub, on ju. Ja no ma ei ütle nüüd, et väga tihti, aga üsna levinud oli selline skeem, et mingi pettur tegi selle ilusa oma hotelli lehe, pani ta sinna üles, kõik majast olid pildid kohal, asjad on ju, ja siis mulle näiteks helistab mingi Ameerika turist, ütleb, et ma olen nüüd Itaalias siin kohal, ma olen sellel aadressil, aga siin on mingi elumaja, ma ei tea, et mul peaks siin tuba olema hotellis on ja siis tuligi välja, et olid sellised petturid, kes olid lihtsalt kuidagi pannud selle hotelli üles, aga tegelikult füüsiliselt polnud olemaski sellist asja, on ju, inimesed olid kõik oma reserveeringu rahad ja asjad ära maksnud. Ja siis helistasid mulle kurvalt ja ütlesid, et mis minust nüüd saab, on ju. Et kas teil seda ei ole juhtunud, et relvatootmine Euroopas, läheme kohale, ei olegi mingit tehast? Ei, päris otseselt nii pole juhtunud küll, aga ilma nagu väga detaili, ma ei taha kõiki detaile loomulikult avada, sest need on alati sellised tundlikud teemad, on ju. Aga meil siin alles mingi üle-eelmine aasta äkki oli hange, kus meil oli üle-eelmine aasta. Oli hange, kus meil oli teatud nõuded, oligi seotud selle Euroopa päritoluga tootega ja üks pakkuja väitis, et ta toodab Euroopas. Õnneks me päris sinna etappi ei jõudnud, et me oleks pidanud siis minema kohale, sest me olime tegelikult valmis seda lõpuks ka tegema. Et minna siis kontrollima seda, aga me jõudsime nii paljude lisaküsimuste ja lisa siis dokumentide nõudmisega jõudsime ikkagi sinna maani, et need dokumendid, me saime dokumentide põhjal öelda, et pakkuja tegelikult siis ei olnud siiras ja et tegelikult tootmine oli siis kuskil mujal? Jah. Ehk siis jah, me jõudsime lõpuks sinna maani, et see pakkuja tegelikult siis oli teinud meile pakkumuse, mis tegelikult ei vastanud nendele nõuetele. Ja seda ikka tuleb ette, et vahest mõned ettevõtted katsetavad, üritavad pakkuda toodet, mis tegelikult lõpuni ei vasta. Ja noh, ja seal on ka ettevõtted, kes ei ole üldse mingisugused põrandaalused ettevõtted, vaid on isegi kaitsevaldkonnas päris tuttavad nagu ettevõtted ja nimed, mida siis ma arvan, et kaitsevaldkonnas tegutsevad inimesed isegi teavad ja vahest ikka juhtub. Et, ja vahest võib-olla see pahatahtlik, vahest on see võib-olla ka pakkuja ongi ennast natukene üle lubanud ja mitte võib-olla pahatahtlikult üldse. On tulnud nii-öelda võib-olla natukene ehku peale pakkuma, võib-olla tal polegi kõike dokumente ja teste läbi viidud, kui need on nõutud näiteks. Ja on arvanud, et ta toode vastab, võib-olla tal on oma mingi testmeetodit ja on mingid asju testinud, vaadanud, et töötab, on ju. Ja kui me nõuame neid mingi kolmanda osapoole teste, siis selgub võib-olla, et ta neid testi ei läbi üldse. Et on ka sellised ja see ei ole mõnes mõttes, muidugi võiks öelda, et oleks siis võinud ju testida juba ette ära, et pakkuda kindlasti vastavat toodet, aga sellised asju ka ikkagi vahest tuleb ette, ja päris tuntud ettevõtete näol tuleb ette sellised asju. No relvade müümises, ostmises, ma saan aru, et see on kõik, esiteks seal on suured rahad mängus on ju, ja teiseks on see natuke teistsugune valdkond kui näiteks, ma ei tea, auto ostmüük on ju. Et kui näiteks mina enne nüüd, kui me salvestama hakkasime, siis ma natuke vaatasin ja sain teada, et järgmisel aastal kavatsete osta snaiperpüsse. On ju.
kui palju sellest teie tegevusest ikkagi peab olema täielikus saladuses, sest põhimõtteliselt ütleme, et kui mina olen vaenlane ja saan väga avalikult teada, mida nad endale ostavad, siis ma saan selle järgi käituda, et ma näiteks, ma ei tea, mis on kõige parem snaipri selline vasturelv, ma ei tea, mingid suured raketid lihtsalt või kujuta ette, Teine snaiper. No näiteks. Et kui palju sellest infost, millega te igapäevaselt tegelete, on täiesti saladuskatte all? No tegelikult on niimoodi, vähemalt Eestis me oleme oma hangetes suhteliselt avatud olnud ja seal on, muidugi seal võib argumenteerida sellele täna, selles mõttes mina ei saa öelda, et mina oma töös ei pea õnneks võtma selliseid otsuseid vastu, aga loomulikult võib selle üle diskuteerida, öelda, et kas kõik hanked peavad olema nagu avatud ja avalikud, aga see mõnes mõttes, et me oleme teinud enamus oma hankeid hästi avatult, on toonud meile ka edu läbi selle, et meil on konkurents suurem, läbi konkurentsi saad sa paremad pakkumused, paremad tarneajad, et ta on töötanud meie kasuks, aga kui küsid, et kas kõik peavad olema, loomulikult ja kõik ei olegi. On asju... See on niisugune paradoksaalne asi, et tegelikult ju see on riigi, nii-öelda rahva, see on kõik meie raha, mille eest me seda siin ostame, sellepärast võiks see olla avalik ja kõik see hange võiks toimuda, võiks olla kõige õiglasem pakkuja ja nii edasi. Aga see ongi see sõjatööstus, et ma ei taha, et mu vaenlane täpselt teaks, mis relvad mul seal on. Ja veel kord, ma ütleks, et me oleme nagu äärmiselt avatud, kõik, mis on võimalik avatult teha, me teeme ja isegi kui me teeme hankeid, mis ei ole avatud, mis ei ole kuidagi ka meediast läbi käinud või ei ole avalikult riigihangete registrisse üles läinud, ka sellistel hangetel me alati tagame konkurentsi, sest lõpuks konkurents lihtsalt töötab meie kasuks. Nii et selles mõttes olenemata sellest, kas hange ja hanke detailid on kuskil avalikult üleval või mitte, siis meie jaoks jällegi see konkurents töötab meie kasuks ja me siis sellisel juhul ikkagi tagame selle, et me Eesti maksumaksja raha saaks kasutatud võimalikult optimaalselt. Et see on tegelikult meil kogu aeg fookuses ja protseduuriliselt on see, ma arvan, et meil väga hästi paigas. Aga jah, kõigest alati ei saa rääkida. Räägime kõigest nii avatult, kui saame, aga loomulikult on asju, mida siis ei ole võimalik või julgeolekukaotustel eelkõige siis ei ole võimalik kommunikeerida. Muidugi tahaks võib-olla rääkida kõigest, aga ei saa. No äkki sa saad sellest rääkida, kuidas toimub, ma kujutan ette, et sa ikkagi reisid päris palju enda töö pärast ja ikkagi istud nende laudade taga ja räägid ka neid hankelepingu konkreetseid kriteeriumeid ja punkte, räägid näost näkku inimestega läbi, et see ei ole ainult mingi meilivahetus, et kuidas nii-öelda koosoleku laua taga relvaärikatega siis kindlaks jääda ja mitte mingis osas järele anda, et kindlasti on seal mingisugused nii-öelda vaidlused ja lepingupunktide läbirääkimine toimub päris tuliselt vahepeal võib-olla. Nii ja naa, loomulikult on seal alati mingisuguseid kohti, mis vajavad läbiautamist ja tavaliselt on seotud need riskidega mõlemad poolelt, sest leping, ütleme kahe asutuse või ka inimese ja asutuse või ka inimese vahel, kui nad lepingut sõlmivad, siis mis leping oma olemuslikult on kuidas me haldame riske ja kuidas me riske haldame, kellele kui suured riskid jäävad lõpuks ja kuidas me neid riske sanktsioneerime või kuidas me üksteist sanktsioneerime ja sealt tulevad need riskid. Et see on see põhikoht, kui meil on sellised hanked, mis on läbirääkimistega menetlusega, sest kõik hanked muide ei ole läbirääkimistega menetlusega, mis tähendab seda, et kõik hanked kindlasti ei lõppe läbirääkimiste laua taga selliselt, et istud ja räägid läbi lepingupunkte. Küll aga need, mis on läbirääkimistega menetlused, siis seal on võimalus seda teha ja seda, kas see on ette nähtud või mitte, saab hanke ise määrata. Ja tänu sellele tihtipeale, kuna me teeme konkurentsi põhiselt, siis meil on see jõuõlg suurem. Et alati tuleb aru saada, esiteks see turu teadlikkus annab ka selle tunde, kuidas sa ennast turul üldse positsioneerid. Et millises olukorras sa oled, kas sa üldiselt seda toodet hankides oled kuidagi üldse mõjukas positsioonis või mitte. Kui sa ei ole väga mõjukas positsioonis, siis on läbirääkimiste ruumi vähem, võib-olla siis tuleb hanget selliselt juba disainida, et sa seda ei lähe sinna läbi rääkima ja üritad selle siis need lepingupunktid juba selliselt ette näha,
et nad oleks sellised mõlema osapoole, ei oleks ühegi poole kaldu, et oleks võimalik neutraalne. Seal, kus me tahame ja kus me tunneme, et me oleme nii-öelda mõjukamad turul, siis loomulikult meil võiks olla ka meie see leping rohkem nagu, kus me oleme ise mõjukamad. Aga alati, kui sa keerad nii-öelda, no nagu seal on, ma ütleks, et seal on mitu nuppu, kui sa kõik need nupud põhja keerad, no siis sa ilmselgelt keerad need riskid nii üles just pakkuja poolele, mis tähendab seda, et see hind tõuseb. Et alati on, sa pead nagu mõtlema sellesse lepingu siis seadistamises samamoodi sellele, et kui ma keeran väga tugevad tingimused oma poolt peale, ütlen, et iga päev, mis sa tarne hilined, saad sa suured trahvid ja nii edasi, siis põhimõtteliselt pakku hinnastab kõik ära selle. Ta ütleb, et fine, ma teen sulle pakkumuse nende suurte riskidega minu jaoks, et sest tootmises võib alati juhtuda, et sul midagi läheb, ei õnnestu ja tarne hilineb natukene. Aga kui sul on väga ranged lepingupunktid ja väga suured trahvid sinna sisse kirjutatud, siis pakkuja hinnastab selle. Isegi kui see on konkurentsipõhine, siis kõik need pakkujad, kes seal on, kõik hinnastavad need riskid ära ja lõpuks sa maksad selle kinni. Mis tähendab seda, et sa maksad need trahvid põhimõtteliselt ette kinni. Ja. Ise. Ja siis sa saad pärast need tagasi nõuda, kui ta hilineb. Et et see ei ole ju mõistlik tegevus, et loomulikult seal on alati selline sükene, inglise keeles on jälle hea väljend, on see sweet spot, see tasakaalupunkt. Ja selle leidmine ongi selline läbirääkimiste kunsti osa ja muidugi selle lepingu disainimise osa. Me üritame oma lepingud hoida võimalikult standardsed, et need nii-öelda neid läbiräägitavaid asju oleks võimalikult vähe ja ma arvan, et see praktika, lepingute praktika meil on selles mõttes suhteliselt hea, et me ikkagi ajalooliselt oleme ju päris palju neid teinud ja meil see tunnetus, milline on see hea tasakaaluga leping on suhteliselt hästi paigas. Aga loomulikult, muidugi on mingid läbirääkimisi, loomulikult on ka vahest tulisemaid läbirääkimisi. Aga üldiselt ma tahaks öelda, et me oleme selles mõttes jällegi, kui see praktika on paigas, siis seal väga palju sellist pingeid ei ole. No selles mõttes on ka huvitav mõelda, millele iga päev tavainimene ei mõtle, et see vist päris niimoodi ei toimu, et mina olen relvatööstur, ma ehitan valmis, ütleme, 1000 tanki ja siis hakkan otsima, et kes seda mult ära ostaks, on ju. Et see hankeleping või see relvalepingute tegemine, see on ilmselt see toimub, on ju, need on mitme aasta pikkused lepingud, sa võib-olla 5 aastat tagasi tegid mingi lepingu ja nüüd alles hakkab asi kohale jõudma, sest leping sõlmitakse ja lepitakse kokku, et palju te toodate ja nii edasi, on ju, et päris niimoodi ei ole, et sul on riiulil mingid valmis ja siis ütled, et nii, et 100 tanki, näed, ostke ära selle hinnaga ja siis hakkate hinda omavahel läbi rääkima, on ju. Et pigem on see, jah, nagu sa ütlesid, need trahviosad ja need on siis tarnega tihti peale seotud, et seda on, tööstur võib ka ju ennustada, et me selleks ajaks toodame ära, tarnime ära, on ju, aga mis iganes seal vahepeal juhtub, ma ei tea, tuleb mingi pandeemia juhtub, on ju, pannakse asjad kinni ja siis asi hilineb võib-olla mitu aastat, on ju. Jah, seal neid, pandeemia konkreetselt on jälle hea näide, ja see tõenäoliselt võib langeda force majeure'i siis alla. Ja see on alati jälle sükene kohtupraktikat on ka erinevat force majeure'i üle vaieldud, kas on mingisugune force majeure päriselt juhtunud või mitte. Et selle aga põhimõtteliselt on ikkagi kaitsetööstus toimib nii, et on tellimus ja siis hakatakse tootma. Et niisama üldjuhul riiulisse midagi ei toodeta, et 1000 tanki keegi niisama ei tooda. Heal juhul on seal mingisugune väike siis ületootmine, et näiteks kui on selleks aastaks tellitud 10 000 töövaatlusseadet ettevõttelt, siis ta võib-olla toodab 10 500 või 11 000, mitte rohkem. Et seal mingisugune protsent võib olla, mis ta toodab rohkem, millel tal katet ei ole tellimusega. Aga üldjuhul on kõik ikkagi tootmine tellimuse põhine. Relvadel eriti, et keegi niisama. Ja väga paljud riigid on selle muidega niimoodi ära reguleerinud, et sa ei tohigi relva kui sellist või laskemoona see tootja ise ladustada. Et tal ei ole nagu õigus seda toota, kui tal ei ole tellimust. Et see on, kuna see on jällegi sellise suurte riskidega äri tervikuna ja mõnes mõttes mitte ju meeldiv äri on, sõjatööstus ju väga paljudel üldse ei meeldi, siis see on väga rangelt reguleeritud
sõjatööstus tervikuna. Et väga paljudes riikides on see väga rangelt reguleeritud ja neil ei olegi nagu õigust toota riiulisse. Et öövaatusseadet sa saad, aga niisama relva, et ma toodan lihtsalt relvi, liini pealt tuleb ja saan see, siis hakkan alles klienti otsima, siis seda ei toimu relva, ütleme siis relvaäris ja siis sõjatööstus selliselt nagu see ei toimi. Ehkki muidugi oleneb, kelle vaatevinklist küsida, et kellele relvatööstus meeldib, kellele mitte. Ja, absoluutselt. Et töösturitele, kui kuskil mingi sõjakolle lahti läheb, siis on nagu, et siit hakkab tellimusi tulema nii-öelda. Aga mis kõige kuumem kaup praegu relvaturul on? Kas need on droonid, on need mingisugused õhutõrjevahendid? Nii palju erinevaid asju käib kogu aeg meediast läbi, on ju, mida on vaja ja mida on puudu ja aga mis see nagu tipptase või mis see kõige kuumem kaup praegu on? Sa tegelikult nimetasid ära seal need asjad, aga ma arvan, täna droonid on ikkagi nagu selgelt Ukraina sõda näidanud, et droonid on üks dimensioon, mis on tulnud nii-öelda siis sõjatandrile juurde, mida varasemalt sellisel kujul ei olnud. See on andnud sellise teise perspektiivi või mingi lisaperspektiivi sinna kogu sellele lahingudisainile, mida nüüd siis sõjamehed lahendama peavad. Ja tööstuse poole pealt siis loomulikult, kuna see on tõestanud ennast, et väga odava vahendiga on võimalik terve suur lahingutank kriisist välja viia, siis loomulikult nüüd tulebki ju mõelda, et kuidas seda implementeerida ja väga paljud kaitsevad seda täna selles suunas vaatad ja samamoodi tööstus ilmselgelt täna väga palju rõhku sellele paneb, sest on näha, et nõudlus on üleval. Ja see on hästi innovatsiooniline valdkond ka. Need droonid on ju alates väga pisikestest nendest FPV droonidest, lõpetades droonidega, mis lendavad mitu tuhat kilomeetrit, erinevate payloadidega, ehk siis erinevate asjadega, mis sa sinna külge saab panna, et palju see kandevõime on, kas sa paned sinna mingisuguse lõhkepea külge, paned sa mingi asja külge, mida sa alla saad kukutada või on seal üldse ainult kaamerasüsteemid peal vaatluse mõttes ja nii edasi, et või ta on üldse logistiline droon, millega saab kaupu kohale vedada, mida ka tehakse on ju täna Ukrainas. Et see droonindus tervikuna, ma arvan, et see on täna ikkagi kõige innovatsioonilisem ja kõige suurema nagu nõudlusega valdkond. Loomulikult ei ole kuskile suurtükid kadunud, suurtükimürsud. Ukraina sõda selgelt näitab, et ikkagi ütleme siis kaudtule relvad on ja nende laskemoon on väga suure nõudlusega ja loomulikult õhutõrje. Ja õhutõrjet on lihtsalt vaja selleks, et sa saaksid ennast kaitsta teiste rakettidest. Ja nende samade droonide ja siis varitseva õhuründemoona eest, et sa põhimõtteliselt nimetasid need nagu asjad ära, mis on väga suure nõudlusega, aga loomulikult täna tervikuna sõjatööstus ja miks ta on nagu sellised tuure võtnud, esiteks kulub Ukraina sõjas hästi palju. Ma arvan, et sellisel taolisel inimesel ja isegi kaitsevaldkonnas tegutseval inimesel meil see nagu on aja õlma vajunud, et kes on lugenud ajalooraamatuid ja mingid sõja ajalooraamatuid, siis kujutad ette, et teises maailmasõjas, kui palju seal mingil rindel päeva jooksul mingid statistikat on ju tehtud. Kõik, kes on vähegi nagu lugenud, saavad sellest aru, aga ma arvan, et seda teadustada, nagu, et saada aru, et see üks selline konflikt, nagu täna Ukrainas toimub, sellises mahus materjali kulutab igapäevaselt. Et see on niisugune kuidagi nagu hoomamatu, et seda kuidagi on nagu hästi raske endale kuidagi ette kujutada. Ja siis tervikuna tänu sellele on väga paljud riigid aru saanud, et kui nüüd peaks minema suurde sõtta, et meie laovarud on liiga väiksed olnud, et see, mis me oleme rahuajal planeerinud, arvanud, et me peame siin sõda mitukümmend päeva ja küll me siis tootmise tööle saame ja siis me toodame juurde, siis kõik on täna aru saanud, et see ei ole good enough, see ei ole piisav. Et tuleb teha rohkem, tuleb omada rohkem varusid, tuleb olla paremini valmis ja tuleb seda vana tehnikat, mis on olemas, tuleb moderniseerida, sest ta tõenäoliselt ei ole enam päevakohane, asjakohane. Ehk siis tervikuna kaitsevaldkond üle maailma, ju mitte ainult meil siin Euroopas, üle maailma tegelikult on hästi fookuses. Kõik riigid ikkagi relvastuvad ja kas see on hea, ma ei tea, tõenäoliselt ei ole, me keegi ei taha, et üldse sõda tuleks, aga riigid vaatavad seda ju täna pigem, mulle tundub hoopis selle aspektiga, et kui mul on see võimekus olemas, siis äkki keegi mind ei ründa. Meie ju ka teeme seda sellel nimel, mitte et ise kedagi rünnata, vaid
meil on vaja seda kaitsematerjali selleks, et ennast kaitsta. No selline mõiste nagu võidurelvastumine on küll väga päevakohane, et kui võrrelda ajalooga, kus kaks suurt jõudu omavahel võidurelvastusid, siis tundub, et nüüd on nagu see trend kandunud no vähemalt Euroopas igale poole on ju. Aga tahtsin veel seda küsida sinu käest, et Ukraina sõda, jah, droonide sõjaks on seda paljuski nimetatud, aga kui kaugel oleme me, et noh, mingi hetk see tehisintellekt ikkagi tuleb ka mängu, et ja räägitakse, tehisintellekti puhul räägitakse tihti, tuuakse välja, et jaa, see on juba kasutusel, seda juba tehakse, aga lõppotsuse teeb inimene, on ju. Et kui kaugel me sellest oleme, et lõppotsust enam inimene ei tee, vaid tehisintellekt teeb ise, et kes on vaenlane ja kes mitte? Ma arvan, et see juba täna mingites valdkondades toimub, noh näiteks kui ma toon lihtsalt jälle näiteid, kui lennuki pealt visatakse alla liugpomm, millel on küljes anti-radiation seeker, ehk siis selline seeker on peal, mis suudab tuvastada mingit kiirgust, siis ega seda, kui sealt on alla lastud, ega keegi seda juhi, ta läheb ise sinna sihtmärki, ehk siis ta otsibki selle sihtmärgi ise ja hävitab selle sihtmärgi ise, ja see ei ole üldse AI-ga seotud, puhas füüsika. Tuvastab kirgusallika ja juhib ennast sinna kirgusallikasse ja teeb see pauku. Aga kui sa küsid, et täna AI, et kas ta, jah, see on loomulikult, miks see on üldse niimoodi reeglite järgi need rules of engagement, ehk siis reeglid, mille alusel sa midagi ründad, et miks see on ta niimoodi, et inimene otsustab, see on ikkagi selleks, et sul oleks tuvastusmoment, et oleks võimalikult väike collateral damage, ehk siis kaasnev kahju, et sa ei ründaks vale objekti ja et sa ei ründaks objekti, mille läheduses on liiga palju siis näiteks mingeid tsiviilinimesi või mingisuguseid, et see kaasnev kahju on liiga suur. Et alati hinnatakse ju sõjapidamises seda nii-öelda kaasnevat kahju ja sellest ju hästi palju ka meedias räägitud Ukraina sõjast täna, kus meedia igal pool on kohal. Noh, sa pead arvestama ju selle asjaoluga lisaks sellele, et see on humaanne, siis teiseks sa pead arvestama sellele, et kui sa oled teinud selle nagu teo ära, siis see saab avalikuks, et see ei jää kuidagi varjatuks, et meedia on täna igal pool, kõik filmivad, kõik, noh, see info on kohe kõigil olemas. Ja no selle järgi muidugi tundub, et noh, ega ei tea ju palju on asju tänu sellele jäänud tegemata, et kõik on nii avalik ja kõik võivad kõike filmida ja kohe, kui midagi toimub, on see internetis. Aga noh, nii palju kui neid asju juhtunud on, siis tundub küll, et on savi, et okei, kõik on avalik, aga ja no oleneb, mis poolt vaadata on ju. Meile täna vaadates, kuidas Venemaa käitu, siis tõesti tundub, et nad pigem üldse sihivadki tsiviilinfrastruktuuri ja tsiviilasutusi ja inimesi. Et ei sõdi sõduriga, vaid sõdib ikkagi, nad üritavad mõjutada ikkagi seda tsiviilelaanikonda. Aga üldjuhul ikkagi lääneriikide poolt vaadates alati see pigem on ikkagi ja konventsioonidega ka ikkagi sa pead hoidma selle nii-öelda kaasneva kahju võimalikult väikse ja see on ikkagi see eesmärk, et kui sõda on alanud, siis ikkagi peaks sõdima sõduriga. No see autonoomse, ütleme, drooni küsimus, et mulle tundub, et see võimekus teha niimoodi, et ütleme, sa ostad drooni, sa lülitad ta sisse ja põhimõtteliselt unustad ära, ta lihtsalt tõuseb lendu ja läheb, teeb oma asja ja sa võid kindel olla, et ta teeb nagu sinu sõjaliste eesmärkide, viib neid täide, ja siis sa pärast võib äkki mingisugust lihtsalt videoülekannet või asja vaadata, et mis ta siis korda saatis on ja sa oled kindel, et ta saadab õigeid asju korda. Aga et võib-olla see võimekus on olemas juba enam-vähem, aga siin on jäsuke nagu filosoofiline või põhimõtteline asi, ongi see viimane inimese sõna on veel sees. On ju. Just. Ma arvan, et see tõenäoliselt jääb ka ikkagi niimoodi ja ma arvan, et see tehniline võimekus tõenäoliselt on täna tõesti olemas. Noh, miks ei ole täna väga palju veel meie liikluses isesõitvaid autosi? Sama põhjus on ju. Et kuigi tehniline võimekus on olemas, siis me ju ei taha veel, et need isesõitvad autod täielikult meie tänavad üle võtaks, sest me täna veel seda isesõitvat autot nii palju ei usalda, võib-olla ta tehniliselt on juba valmis seda kõike tegema, aga me mingil põhjusel neid ei ole väga palju.
ja noh, ja auto võib ju ka väga palju kahju teha, on ju, et kui ta siin Tallinna kesklinnas kuskil kiirendab teadmata põhjustel 150 kilomeetrini tunnis ja siis rammib mingisugust bussipeatust, kus inimesed on, siis me ei taha ju, et see juhtuks, sest me kardame, et seal võib midagi juhtuda, et ta läheb kontrolli alt välja. Ja kui me räägime nüüd mingisugust asjast, mis pauku teeb, noh siis tagajärjed veel suuremad. Siis on tagajärjed veel suuremad ja ma arvan, et see isegi ma räägin, et kui võimekus täna, ma arvan, et ta ongi olemas, siis ma arvan, et sellist nagu anda niimoodi, et sa saadad selle drooni lendu selliselt täiesti, et ta ise valib, keda ta ründab või mida ta ründab nagu täiesti iseseisvalt. Ma arvan, et see niipea ei juhtu, ma tahaks uskuda, et see päris niipea ei juhtu, et pigem on ta ikkagi niimoodi, et ta annab sulle see AI või see tehisintellekt annab sulle teada, et on leidnud ülesse, sest ta tõenäoliselt otsib palju paremini kui sina oma silmaga. No näiteks, kui see droon on üleval ja seal on kaamera, isegi kui seal on väga hea kaamera küljes, siis inimsilmaga sa pead olema väga vilunud, et leida üles need maastikult need objektid, mida sa siis otsid. Sest lendab ta ju, väriseb see ilmastikutingimustest, et ta ei ole ju, isegi kui see on väga hästi nagu tasakaalustatud, noh siis ikkagi sul on mingi kitsas kindel vaateväli ja sa pead olema harjutanud seda, on. Aga tõenäoliselt täna kui see AI otsib ja tal on antud see info sinna sisse, siis ta tõenäoliselt leiab palju kiiremini need objektid ülesse, mida sul on vaja. Et ta ikkagi otsib sulle pigem ja annab sulle teada, et näed, ma leidsin, tuvastasin kõik sellised objektid. Ja siis sa saad valida, kas sa ründad või ei ründa. Ja ma arvan, et ja seda tehakse täna juba. Ma arvan, et see täna on juba droonidel olemas, mitte küll kõikides, aga kallimates kindlasti on. Ja ma arvan, et seda tehakse täna juba sellisel kujul. Ja droonid on, nagu sa ütlesid, et see variatiivsus on seal ikkagi tohutu, on ju, et väiksed droonid versus ja mingid suured droonid ja need hinnad samamoodi on tohutud käärid vist, on ju. Lõpetuseks, Ramil, ma küsin su käest, see, millest me rääkisime, kas sa arvad, et see on paratamatu, et lõpuks ikkagi see kontroll inimese käest ära läheb? Et me praegu tundub, et nagu me rääkisime, meil on igasugused võimekused, me oleme tehnoloogia nii kaugele viinud, et see tehnoloogia võib teha juba rohkem asju, kui me tal lubame teha. Et me põhimõtteliselt, meie nagu piirame seda tehnoloogiat, me ei lase siin autodel sõita ja relvadel tulistada niisama, on ju. Kuigi nad juba oskavad seda teha või vähemalt on võimelised, oskamine on võib-olla teine sõna. Aga kas sa arvad, et tulevikku vaadates või natuke hüpotiseerides, kas see on paratamatu, et inimene nagu kaotab selle kontrolli? Ma arvan, et see on nii filosoofiline küsimus. Võib-olla tänamatu oleks seda hinnata, et kas see tulevikus on nii või teisiti. Küll aga ma arvan seda, et lahinguväli tulevikus näeb välja selliselt, et on erinevad droonid sõdivad oma vahel. Robotite sõda. Just. Nii maismaadroonid kui õhudroonid kui vee peal sõitvad, vee all sõitvad droonid. Ma arvan, et väga palju see muutub selliseks, et seda mehitamata mingisugust tehnoloogiat, kus inimene ise sees ei istu, peale istu, on lahinguväljal järjest rohkem. Ma arvan, et sinna me liigume, et ta pigem ongi selline tulevikus on ta droonid, seda ennem kui see asi inimesteni jõuab, peavad droonid omavahel lahingud ära pidama. Või siis äkki seal on isegi veel üks vahekiht on, siis lõpuks on need terminaatorid ka veel seal vahel enne inimesi on ju, et isegi kui istub mingi juht seal masinas, siis see juht näeb küll välja, võib-olla võib liikuda ja möllata nagu inimene, aga tegelikult ta ei ole inimene. Aga ma arvan, et inimese nagu see kontroll lõpuni käest ära ei anta. Ma mingil põhjusel arvan, et seda päriselt ei juhtu. Jällegi, ma ei tea, on ju. See on optimistlik vaade, et sa ikkagi usud inimesesse. Ma usun, et inimene jääb seda ühte või teistpidi kontrollima. Ma arvan, et see on, mulle tundub, et see on loogiline. Aga vaatame. Tõenäoliselt ma arvan, et kuna tehnoloogia areneb nii kiiresti, on ju, siis võib-olla ka meie oma elueal juba näeme ära selle, et mis sellest saanud. Võib-olla, ma ei tea, 40 aasta pärast istume ja räägime sellest uuesti, kas siis juhtus nii või juhtud. Aga ma tahaks uskuda, et päris lõpuni kontrolli käest ära ei anta. Ja ma arvan, et vaatame, kui kiiresti kõik areneb, aga kui areneb
järjest kiiremini, nagu me näeme, on ju, siis me võime sellest rääkida ka 400 aasta pärast, kui meie ajud on kuskil purgis ja me toimime virtuaalmaailmas. Igatahes, Ramil, aitäh, et tulid ja rääkisid siis relvatöösturi äridest. Ja, ma suur tänu kutsumast ja järgmise korrani siis võib-olla. Teeme nii, aitäh. Aitäh. Eesti Esu.